See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Auto vahetamine võib olla tükk tegemist, aga mitte ideaalautos. Meie suures müügisalongis on esinduslik valik garantiilisi, vähe kasutatud autosid. Ideaalauto, kõik mida vajad on siin. Autod, rehvivahetus, 24/7 autopesu, keretööd. Peterburi tee 47C. Tere kuulajad, Autotund taas eetris ja nagu eelmise saate lõpus lubatud, siis seekord on stuudios külaline meil, kes on varem käinud, Sulev Ladva. Tere! Ja kuigi Le Manist on nüüd päris mitu nädalat mööda, tegelikult taustal mingid kired ikkagi veel natukene möllavad või vähemalt selline tekkis arutelu, päris tõsine arutelu on tekkinud, et kas Ferrari võit, mitte et nagu oleks Ferrari poolt ebaaus olnud, aga ma saan aru, et FIA et muudeti seal viimasel hetkel mingeid reegleid, sellest me võime põgusalt rääkida, aga tegelikult Sulevi ma kutsusin siia, sest et tema käis Le Manis koha peal, mitte esimest korda, ta on ka varem rääkinud siin Le Manist, aga kuna tegemist oli ikkagi 100. üritusega, mis pidi olema vähemalt nagu ette räägiti võimsaim läbi aegade publiku ja kõige poolest, et siis natukene rääkida muljeid koha pealt ja siis Sulevile omaselt, ega tema lennukiga ju naljalt ei lenda, kui on võimalik sõita autoga. Just. Et ta käis autoga ja paar head reisinippi ka selle pealt, mida külastada ja mida nemad tegid. Muuseas sõitsid nad ka Nürburgringil. Vot, teeme siis, ütleme, et see on siis reisisaade. Et ärge peljak, et see ei ole nagu nüüd, me ei lähe hardcore rääkima võistlusklassidest ja kas kellegi boksi see taktika oli õige või vale. Nii, aga see intrigeeriv teema, ühesõnaga, sina oled aru saanud, mis asi on see BOP ehk Balance of Power. Of Performance. Of Performance, okei. Et määratakse mingi koefitsient sinu vist siis saavutuste või kas see käib eelmiste etappide pealt? No see tegelikult peaks olema niimoodi, et see korraldaja, mis on nende kestvussõitjate poolt, on see ACO, mis on see Prantsuse mingisugune ühing, et nemad tegelikult, neil on kogu andmed ja kõik telemeetria selle autode pealt juba enne neid sõite, ehk et teoorias neil peaks olema nagu selge pilt, mis on selle auto maksimaalne võimekus ja siis vastavalt nad korrigeerivad seda nii-öelda autode balanssi, kuna kõik autod on nii palju erinevad seal, võtame siis selle Hypercar tippklassid, siis on see, et nad korrigeerivad ennekõike kas kuidagi automassi ja siis ka näiteks õhu sisse võtta, kui palju mootor saab õhku, mis tähendab ka, et kui palju mootor saab võimsust. Võt, ja nüüd siis kõik oli justkui nagu kokku lepitud, kõik teadsid, mis reeglid on, aga ma saan aru, vist 4 päeva ennem Le Mani, millegi pärast seal ikkagi seda BOP arvutati ümber ja Toyotale pandi rohkem lisakaalu kui teistele, kui Ferrari, no ütleme enne kõike siis Ferrarile. Just, et kõik said natukene lisakaalu Hypercaris, vähemalt hübriidid, ehk et võib-olla äkki Peugeot ei saanud, aga igatahes Porsche, Ferrari, Toyota sai kõik, Toyota sai kõige rohkem, Toyota oli ka võitnud kõik 3 etappi enne Le Mani sellel hooajal, aga väidetavalt oli see seotud sellega, et kuna see on pikem ringrada, mis tähendab, et see võimsus, mis on igal autole lubatud ühe stindi jooksul, on ka suurem, et väidetavalt see oli sellepärast, et see ei olnud nagu autode enda kiiruse mõttes, vaid kõikidele tehti nii-öelda korraldajate meelest võrdselt ja muidugi siis juba arvati, et Ferrari tuleb tagasi ja muidugi kõikidele meeldiks, kui Ferrari kohe võidaks ja sellepärast Toyota sai rohkem kaalu, aga ma võib-olla nii skeptiline oleks. Ühesõnaga siin, kes olid seal koha, asjaga rohkem kursis, lugesin siin Intercoolerist, just ilmus lugu neil ka sellest, et mis sellel asjal lisab natuke nagu tõsidust oli see, et Toyota, kes sellise Jaapani tagasihoidlikkusega ja et ei ole küll esitatud mingit ametlikku proteste ja niimoodi, aga üldiselt seal Toyota boksis ja suhtluses selle ACO-ga ja kõik, et see oli nagu olnud selgelt näha, et ikkagi nad on väga häiritud sellest, et see kõik ei tundu väga õiglane ja siis siin
kes laiemat pilti mõtleb, et kas siin kuidagi taheti nüüd niimoodi, et Ferrari jälle üle 50 aasta tagasi, et ja Toyota on siin ju aastaid võimutsenud seal, osaliselt sellepärast, et lihtsalt konkurente pole olnud. Et et kas nüüd nagu mängiti, et lihtsalt ka, et Le Mans oleks põnevam ja saaks lõpuks öelda, et Ferrari jälle võitis, keegi ei tea, mis seal taga on ja kas seal üldse midagi nagu taga oli. Seda küll, aga et selles suhtes samas ei tasu unustada, et Ferrari ja Toyota olid ikkagi põhimõtteliselt nagu üksteise sabas põhimõtteliselt täiesti lõpuni. Et tegelikult see oli väga-väga võrdne, Toyotal oli küll vist mingil hetkel küll tasakaaluprobleeme, pidid selle auto balansiga seal mängima, aga ei tasu unustada, et pärast 24 tundi neid vahendas äkki vist minut oli lõpuks, et see lõpus see vahe küll kärises, mis tähendab tegelikult see on ikkagi väga-väga lähedal olid need üksteisel. Tegelikult autod olid üsna sarnase suutlikkusega, aga jah, Ferrari muidugi pisut üllatavalt oli äkitselt üle, aga ta ei olnud nüüd nii peajagu üle, et oleks põhjust väga vihane olla minu meelest. Jah, lihtsalt, et kui seal sõit lõppes, siis et räägiti, et Toyota, kes on siis seal, oli põhimõtteliselt öelnud, et ta valmistas meeskonna ette, et saada niimoodi võita ja saada innustust ka järgmiseks 100 aastaks, aga et nad kaotasid poliitikale. Jah, eks see ole perspektiivi küsimus, ma vaatan rohkem kui nagu üldise spordifännina ja tegelikult oli see üks põnevatest sõitudest üle pika aja. Okei, mitu korda sa oled koha peal käinud? 4 korda. 4 korda, ja oskad sa umbes, millal sa nagu hakkasid jälgima, et nagu ma ei tea, mitmendat Le Mani sa vaatasid niimoodi? Nagu päris niimoodi, et ma nüüd vaatasin kõik 24 tundi, oli ma arvat esimene kord oli aastal 2010. Okei, ikkagi üle 10 aasta Le Mani kogemust. Kindlasti. Nendest 4 korrast, kui sa nüüd jõudsid sinna kohale, ma teadsin, et seal toimub varem ka päris palju, et on juba ju kvalifikatsioonid ja siis sa pead omal selle telkimiskoha leidma. Sõit oli laupäeval, te vist jõudsite juba teisipäeval kohale. Me ütlesime esmaspäeva õhtul. Esmaspäeva õhtul kohale. Kas esmaspäeva õhtul, kui sa kohale jõuad, kas juba on telklaager nagu puu püsti või te olete ikkagi hardcore fännid, et te olete nagu põhimõtteliselt esimesena vaimaasse? No tegelikult neid seal telklaagrites, neid telk on juba püsti oma jagu. Ma arvan, äkki mingi veerandi jagu, sest see telkal, kus me oleme traditsiooniliselt olnud, on hästi suur, ehk et alguses tundub, et oi, see on juba palju telka, aga tegelikult see läheb lihtsalt 100 meetreid veel edasi, et lihtsalt see on taga lihtsalt selle heinamaa. Et tegelikult alati on, sest et telklad ongi kas pühapäevast või esmaspäevast, aga sisuliselt nagu nädal aega on telklad lahti, kõik saavad tulla ja seal on alati olnud inimesi juba päris palju, kui meie jõuame. Telgi koht käib selle pileti hinna sisse, mis sa ostsid? Telkla plats on eraldi, et sul on see raja siseväsupilet ja siis on need Telkla platsi piletid ka, kuhu sa saad kõik oma autod ja kodinad jätta. Koos autoga, jah? Just. Okei. Jällegi kuuldud Intercooleri või võib-olla oli kellegi teise podcastis, et keegi seal naljaga rääkis, kuidas et lähed näiteks vaatad, ma ei tea, kas seal on tegelikult rahvust järgi autod või lihtsalt kujuneb, et sakslaste laager, jälle stereotüpiseeritud, kus kõik on, telgid on ühele joonele pandud, autod on pargid ühte ritta ja siis lähed brittide laagrisse, kus tõenäoliselt on kõik täielik läbu ja põhimõtteliselt kustakse üksteise telgi ääres, kui vaja ja on seal selline, mis vibe seal on? Tegelikult on, see on jah, kohati läheb selliseks veits läbuks ära, aga see ongi siis, kui ütleme, et äkki inimesed käivad muusikafestival või mis iganes suurte festival, see on põhimõtteliselt selline vibe, aga see on lihtsalt, et see meelelaotus on autosport. Et seal on kõik nagu autoinimesed ja tegelikult on seal kõik väga siuke positiivne ja tore, keegi otseselt ei häiri, aga seal on ka mingid telklad sellised, kes tuuvad oma kenekatega kohale, suured PA-süsteemid, kohvimasinad, külnikud, diivanid, telekad, kõik on olemas, et ikka sa nagu elad seal. Okei. Aga mida sa siis seal, ütleme, et britid joovad, aga kui sulle see ei ole sinu teema, et mida sa siis seal teisipäevast alates näha saad? Mis seal teha on? No tegelikult ongi, et ütleme, et nii-öelda see rajal sõit hakkab juba kolmapäevast pihta, ehk et kõik harjutussessioonid Le Mani enda autodele pluss need kõik erinevad support-sõidud, mis see aasta olid
Ferrari Challenge ja siis see Le Mans Cup, mis on nagu seal mingi Classics oli ka või? See kord ei olnud, et 2021 oli siuke 2000 alguse 90 lõpu selline autode see nii-öelda tugisõit äkki siis eesti keeles, aga teisipäeval on kõige suurem atraktsioon on see, et saab kõikide sõitjatega sisuliselt näost näkku kohtuda, sest et on see autogrammide sessioon, mis on piti juures, et sa näed piti garaaži sisse, kuidas seal valmistavad ette ja siis kõik sõitjad on tulnud sinna välja, jagad autogramme ja saab käppe lüüa ja paar sõna rääkida. Aga arvestades siis seda, kas tundus, et on nagu megalt rohkem rahvast kui eelneval 3 korral? Oli küll. Tegi see kuidagi raske, muutis see seda kogemust paremaks või halvemaks, et sa ei saagi enam pitile ligi, sest et kõik tahavad ise seda Fassbenderit näha, eks ju? Kiire märkus. Me mõtlesime ka, et kui kuskil on, ja kui me läksime autogramme võtma, kui kuskil on järjekorrad, siis on see Ferrari, siis on Peugeot, sest need on kohalikud, suured tiimid ka veel, Toyota ja Porscheid ja kindlasti on, kui GT-autod võtad, kindlasti on Fassbender ka, Hollywood värki-särki. Siis me tegime diilid, meil on sinimust-valge, mis meil telklas just lehvib, võtan selle kaasa, Rump, Fassbender, Leeds, nende autogrammid sinna peale, siis on uhke sellega lehvitada. Ja siis ma võtsin lipu kaasa, ma ütlesin, poisid, ma lihtsalt pressin massist läbi, saame selle kätte ja siis vaatame ülejäänud autogrammid. Jõudsin kohale, Rumbi, Fassbenderi, Leeds laues oli mingi 10 inimest. Kedagi väga ei huvitanud, siis väga mulle. Ja siis sain Rumbiga rääkida ja teiste inimestega. Aga ei, massi oli seal ikka nähtavalt rohkem, et kui varem oleme ühe korra läinud ka niimoodi, et me oleme esmaspäeva õhtu, siis see teisipäeva kolmapäev on ikkagi palju selline lahjemalt rahva poolt, kui see aasta oli. Et ma arvan, et halvem oleks olnud siis, kui ütleme nii, et kui ma oleks esimest korda läinud, me olime kõik nõus, siis me oleks täielikult failinud, me ei oleks üldse hakkama saanud, see on nii palju massi värki-särki. Aga kui oled juba varem käinud, et mingi telklas on katus alles, kõik toolidest kaasas, sa oskad ennast nagu varasõjat, ostad mingit sööki jooke kaasa, siis on jumala fine, lihtsalt sa pead kõigega nagu ajavaruga pead arvestama. Enne kõike näiteks see sõit on laupäeval, hakkab kohalik aega kell 4, me mõtlesime, et lähme 11 raja äärde, 5 tundi enne. Ja me saime koha, mitte napilt, aga oli juba päris täis. Et mis muidu ei ole üldse varem mingi probleem olnud. Okei, enne kui me sõidu endani lähme, et kogu see ümbritsev linn ja see infra, et ütleme, et sa ju elad seal, eks ju, ostad mingi hetk saab õlu või vesi otsa, et on see raske, eriti nüüd, kui see tohutu mass, et sa pead nagu ikkagi ainult korra käid tankimas sellepärast, et lihtsalt, kui palju linn selle pealt elab, on seal, ma ei tea, õhtuti kuskil keskväljakul mingi kontsertprogramm ja siis on mingid autonäitused, kogunemised. On seal midagi õhtul ka selle Le Mani väliselt teha? Linnas on tegelikult, alati on nagu mingid tegevused, seal on üks see suur vanalinnas keskväljak, kus on mingid autod väljas, seekord oli ka, me küll ei läinud sinna, sest et me kartsime, et need ummikud on liiga hullud ja me hakkanud isegi. Et see ei ole ikkagi jalutuskäigu kaugusel? Ütleme pika jalutuskäigu kaugusel, ta on selline, et see on siuke, ma arvan, mingi 20 minutit trammiga on kõige lihtsam, et trammi peatus on üsna raja lähedal. Et see on üks variant, aga meil kuidagi, kuna need näitused asjad olid sellistel aegadel, kus oli juba tegelikult raja peal asju, siis me lihtsalt valisime selle, et me passime raja ääres. Aga muidu seal linnas on küll, et seal traditsiooniliselt reedel ei ole ringrajal midagi, seal on see suur paraad, kus need kõik sõitjad on nende vanade autodega mööda linna, saab nänni ja siis ka nädala sees siin-seal on ka võib-olla mõned sellised näitused, on nagu linnas. Aga muidu on ka seal raja ümber telklate alades korraldatakse vahepeal mingeid üritusi ka, aga need on sellised nagu väiksemad. Aga peaasi on see, seal ütleme selle, kus need kõik pitid on nii-öelda village, öeldakse selle kohta, ja siis seal on kogu see fänniala, mis on tegelikult väga suur, seal on, vaadates sellesse, et kõik autotootjad on oma mingid näiteks uute kontseptautode ja asjadega väljas, siis on seal ka mingid poed, söögikohad, et selles suhtes, et teoorias su meel on lahutatud ka kogu aeg, kui sa ütleme ringraja sees kas või terve nädal. Kas seda oli kuidagi näha jällegi 100. juubeli valgust? Ma tean, et F1 võib-olla siis tänu sellele seriaalile Netflixis on hästi popp, et näiteks need Ameerika etapid, mis nüüd siin on kuskil Miamis, on täielik selline kuulsuste, kuhu kõik nüüd tahavad minna, isegi kui nad pole varem nagu F1 autot näinudki.
et kes seal stardilippu lehvitab ja et kas sellist vibe'i oli seal Le Manis ka, et sa kuidagi, ma ei tea, on tekkinud mingi suurem vippala või mingid helikopterid lendavad sisse-välja kogu aeg, tuues erinevaid? Seda nagu liiga palju ei olnud, et nüüd et oleks nagu täitsa nagu siuke Hollywood. Sellist asja liiga ei olnud, et oli, et see stardilipu lehvita oli LeBron James, mis on ilmselgelt väga suur kuulus, ei ole nagu autospordiga otseselt seotud, aga see oli nagu osati selle raames, et kogu see USA asi teema oli kuidagi väga teemasse aasta, et see NASCAR Cadillac ja NASCAR. Ja Cadillac ja Corvetti viimane sõit, et selles suhtes, et see vist oli veits nagu seotud ka sellega, et lihtsalt presitesse USA ja tänu sellele USA meedias Mark Le Mans sai ajalehtedesse ja väljunditesse, kuhu nad muidu üldse ei saa, kui LeBron on seal. Et aga ei, muidu oli selline Le Mans nagu ikka lihtsalt väga veits rohkem rahvaga, et midagi nagu erilisemat ei olnud, et seda vibe'i oli tunda, et igal pool on need Le Mani 100 logod ja sellised, nagu see tähistamine oli nagu suurem, aga et nagu mingit nagu ekstra mingit sellist Hollywoodi vinti peal väga ei märganudki isegi. Ei olnud kuulsusi? Nägid kuulsusi? Ma ei tea, ma ei oskagi kuulsust, mõned on näiteks mingid autoajakirjanikke oli seal palju, et ei peagi olema, ma ei mõtlegi, et kas sa Tom Cruise'i nägid, aga just. Tead, 2016 ma nägin palju rohkem, ma pillik öelda. Et siis nägi Keanu Reevesi nägin kuskil ja Jackie Chan oli, siis tal oli oma tiimis, nägin teda ja aga seekord, LeBron oli, kui ta stardi lehvitas, ta lehvitas, aga ma olin siis juba mujal raja ääres, ma olin teda läbi ekraani, ainuke päris kuulsus, kui võtame nagu Le Mani sõitjad välja, siis Charles Leclerc kes siis Ferrari F1 sõitja, tema oli nagu tuli enne poodiumit, natukene rääkis seal paar sõna juttu, ütles, et ma kindlasti tahaks kunagi ka siia tulla. Kuigi tema Ferrariga ei võida, siis peab Le Manile tulema, et Ferrariga võita. Nähvas ära omadele niimoodi teravalt. Aga see eluolu seal raja lähedal, ütleme, et kui sa seda oma poest ostetud croissanti 3. päeva juba süüa ei taha, et ma ei tea, palju seal maksab mingi purks või õlu või kogu see elu? Eks ikka veits nagu sellise ürituse maiguga hinnad, et õlle oli vist äkki 8 euri, mingid veed ja limonaadid olid siuke 4 ja söögid olid täiesti varieerunud, kui sa võtad mingid lihtsad võikud või need bageti võikud, siis need on alates kuskil 8 ja sa võid, kui on mingid friikad, lihad ja asjad, siis need on siuke 10 pluss või 12 eurit, selline nagu üritustel ikka, et liiga kallis ei olnud ja lõpuks on see, et see on ka täitsa mingid salatid ja see, et sa ei pea ainult mingit sai ja mingit rasvast asja endale sisse ajama, et tegelikult saab täitsa okeilt läbi ka. Keda seal telklaagris üldse rahvuse mõttes, kes seal on nagu? Kõik. Et ei ole suuremalt, et muidugi hästi palju on britte, hästi palju on taanlasi ja taanlastel on ka, mida sa mainisid, et tekib nagu grupeeringud selles suhtes on, et on nagu eraldi nii-öelda nagu reisibürood, kes ostavadki oma suure telklala, et see on eratelklala, saab ainult läbi nende osta kõik asju, siis ongi mingi Taani lipuga telgid lihtsalt, ma ei tea, mitukümmend, kui et mitte 100 pluss. Ja siis on mingid UK ka reisibürood, aga kui on selline üldine telklala, kus meie oleme, siis seal ongi kõike meil oli, ühel pool oli meie, ütleme, ümber oli prantslane, hispaanlane, britid ja ülede oli sakslane, ehk et kõik. Kas sellist suhtlust toimub? Või noogutad juba, kuna 3. päev juba näed, tervist, et aga mingid Ja ei, natukene ikka, et nende hispaanlastega me natuke rääkisime, sest nad olid esimest korda ja nad olid väga elevuses, et LMP2 oli, mul ei tule nimi meelde, aga see Inter Europoli võitjaautos oli üks Hispaania sõitja, kes neil võitis, nad olid väga õnnelikud seal lõpus, et aga jaa, et natukene suhtleb ikka, et kui on mingid inimesed ja et selline väike naabrelus ikka tekib. Okei, siis sõidule lähemale, et kui sa ütlesid, et läksid kell 11 juba raja äärde, et mina olen kuulnud näiteks Andrew Frankel, kes on käinud 10 aastaid seal, ikkagi räägib, et minge ja käige vaadake seal kurvis ja kindlasti minge käige öösel vaadake seal kurvis, aga sina ütlesid, et te võtsite mingi positsiooni sisse, et kas seda kõndimist siis see aasta väga ei olekski saanud teha? Me oleme, alati saab tegelikult, aga lihtsalt kuna seda massi oli nii palju, mis tegelikult on see, oli üsna, me olime kindel, et sõit algab 3 tundi ja see hakkab lahtuma, et tegelikult niimoodi oligi. Sest siis hakkas sadama? Meie juures sadas alles hilisõhtul. Nii et seda esimest. See esimene sadu. Ja see ei ole ju nii suur rada, ta on ju... 13
6 kilomeetrit. Okei, jah. Ja mingil hetkel, kui me vaatasime ekraanilt, kuule, mingi rets padukas on. Ja meil ei ole midagi. No see tegigi ilmselt muidugi sõitjatele see rehvi valiku eriti... Hästi keeruliseks just. Aga valdav oli see, et seda oli ka näha, et hästi palju nagu kohalik, et see ei ole, et kõik inimesed on telklased. Mingil hetkel oligi, kui start oli möödas ja veits läks nagu hõredamaks paari tunni jooksul, siis tuli nagu Prantsuse pere, kus olid vanemad, lapsed, panevad suure teki maha, siis võtavad oma nendest zip-bagidest kurgiviilud ja porgandikangid ja tippkastmed lihtsalt istuvad ja vaatavad, et see on selline kohati nagu hästi ka selline lihtsalt pereüritused kohalikud tulevad kohale, ikka vaatame, eriti kui siis ajas juubel, et ma ei mäleta, mis algine küsimus nüüd oli. Ma küsin vahepeal ühe asja vahele, mis ma ennem jäi ära, et palju teile see pilet ja telkla koht maksis? Pilet oli 94 ja see on per nägu ja telkla kohta niimoodi, et üks telkla plats on 7x5 meetrit, igal autole peab kindlasti telklaplatsi ostma, et sa ei saa võtad ühe platsi ja siis pressid umbes mingi 2-3 autoga sinna, et sellist asja ei toimi. Et igal autol peab vähemalt üks plats olema ja kuna meil oli 2 autot ja 3 telki, me olime 5 siis me võtsime 3 platsi, et see oleks nagu ruumi. Ja üks plats oli, muidu on olnud jube soodne, kuskil äkki mingi 30-40, aga seekord oli pisut kallim, äkki 50 maks, aga see telkimine, kui sa mõtled, et kui meie olemegi peaaegu et nädal aega et see ei ole mitte öö, vaid see on üks... See plats on sul nädal aega. Okei. Siis ei ole ju see, sealt annaks ju koorida küll. Just, ma olen alati mõelnud, et see on, aga seal on, kuna nende jaoks on lihtsalt see heinamaa, kuhu nad toovad need kohalikud ajutised dušid ja veetsed kohale, et see ongi õige, see infra ka muidugi. Ja ma mõtlesin, et kui see Prantsuse perekond tuleb, et äkki kohalikel on äkki mingid soodsamad hinnad, et ma ei kujuta ette. Kas nad ostavadki siis? Ma ei ole näinud küll, et Okei, nii, aga jõudsime selleni, et panete ühe koha paika, aga et kui palju te siis seal seekord saite ringi rännata mööda rada? Me rohkem hakkasime liikuma õhtu poole, kui läheb hõredamaks. Mida me oleme teinud nüüd juba 2 aastat järjest on see, et kui need kõik harjutusvõidide kvalifikatsioonid, siis me teeme seda rohkem liikumist. Siis me läheme eriti kurvide juurde, Indianapolis ja Arnage on see, mis on päris veits kaugem, sa lähed bussiga sinna, et siis me võtame nagu need ette, et sa näedki ikkagi need lemmikkohad ära, aga et sõidu ajal me tegelikult oligi 21, kui me käisime eelmine kord, me äkkisime selle lahti, et kui sa võtad ühe koha, kus sa näed nagu näiteks mitut kurvi, me olime pärast Dunlopi silda, kus tulid S-id kuni siis Terterugini, ehk et sa näed nagu 3-4 kurvi järjest, sul on ekraan, siis tegelikult on see nagu kõige parem. Ja siis õhtul, kui läheb hõredamaks, kui on juba veits juba pime ja täitsa öösel, siis nagu veits kõnnid ringi, vaatad Porsche kurve, käid mujal, et siis õhtul nagu, kui tuleb see väsimus ja tahad liigutada, siis teeb selle liikumisega ära. Magama läksite? Meie grupis on alati kõik läinud, mina esimest korda läksin ka, aga 8 tunniks. Aga lõpuks saite vihma või see vist öösel lõppes ära ja järgmine päev oli väga ilus? See esimene vihmasahmak, mis tuli sellisel varasel õhtul, hilisel päevastunul, seda meie ei saanud, aga veits õhtumaa poole. Ma ei mäleta, millal see teine vihmasahmakas vist tulla, äkki mingi 8-9, seda me saime veits kaela, aga kõik need ponchod või vihmakeebid ja asjad on kõik olemas ja oled ilusti kuivas ja ongi kõik. Nägid ka siis mingit actionit, ma mõtlen, mitte 24 tundi võidusõitu, aga üks nendest, mis seal... Seal, kus meie olime, valdavalt liiga palju midagi ei juhtunud tegelikult. Me nägime vist äkki harjutussessioonide ajal, minu meelest seal Indianapolis ja Arnage'i kurvide juures, seal pani äkki paar korda mõned kruusa, aga nagu oma silmaga üllatavalt isegi näinud, sest et need kurvid, mis on pärast Dunlop silda, need on veits nagu off-camber ja nagu mäe peal ja sinka-vonka, et need on tegelikult üsna keerulised vihmaga ja 21 aastal tuli mingi sabin ja järjest panid seal kruusa, et ma olin isegi üllatunud, et mitte midagi seal väga ei juhtunud. Saan aru, et vähemalt telepildist, kui mina natuke üritasin jälgida, pole vist kunagi ühtegi võistlust nii palju vaadanud kui seda, oma mitu tundi võib-olla tuli kokku, panin seda äppi käima. Aga et see hüperautode naasmine ühelt poolt oli hea, niimoodi, et kõvasti konkurentsi ja teistpidi ütleme telekast oli see, et kogu aur ülekandes läkski nende hüperautode peale. Et lootsid küll, et ikkagi rump ja kõik ja tegelikult näed ainult vahepeal tulemust. Ja täpselt see ongi tegelikult see üks miinus, mis on see ülitore, et siin hüperautos nüüd oli kokku 16 autot,
mis napilt on kogu F1 autode valik, et F1 on 20 autot praegu. Et selles suhtes on see väga kihvt, aga see suur miinus on see, et teisi klasse näeb ikka jube vähe. Mul mingi hetkel sõidu ajal üks tuttav saatis sõnum, et kuule, et kust rumbiautot saab näha. Ma tahaks nagu rumbiauto striimi näha. Nagu ei ole. Koha peal, ma vaatan siin, mul kogu aeg näen, kuidas rump mööda sõidab. Just, et tegelikult selles oligi, et kui muidu koha peal on see, et see muidugi see atmosfäär ja kõik, aga ütleme, et kui sa saad suurt ülevaadet, eks see telekas ja replay'd, et see on kõige parem. Aga kui sul ülekandes näitab ainult hypercari autosid 99% ajast, siis mingi hetkel vaatad, nii, rump läheb mööda, okei, eesmine auto oli nii kaugel, järgmine auto oli nii kaugel. Järgmine ring, ootad oma veits alla 4 minuti ära, jälle vaatad, on jõudnud lähedamale järgmisele autole, väga mõnus. Et nagu sellised hetki, mida sa nüüd nagu telekast ei näe, saab nagu rajal täitsa teistmoodi jälgida. Kuidas see helifoon on? Kas 24 tunni möödudes on lõpuks kõrvad natuke kumisevad ka? No NASCAR auto, ma sain aru, tegi mingi teada. Korralik müra. Cadillac mootori tegelikult väga-väga sarnane, neil oli ka V8, aga ma arvasin selles, et ma olen trummar juba peaaegu et 20 aastat, et mul kõrvad on nii ära rikutud, et mul väga viga ei olnud midagi. Okei, aga ütleme siis jõudis sõidu lõpp on juba käes, et kas siis oli jälle raja äär, oli see 300 000 kõik jälle kohal? Tegelikult nii tuugaks ei läinud kordagi, kui seal stardis oli, mis oli veits huvitav. Me arvasime ka, et okei, et nüüd siis pühapäev kella 4 on jälle täiesti pungil täis, aga väga hull ei olnud muidugi see stardi-finiši sirge tribüünide juures, sest seal oli muidugi hästi pungil, aga ma läksin siis viimast äkki mingi 20 minutit ootama niimoodi, et ma olin stardi-finiši sirge lähedal, aga ma olin betoonmüüri taha, et ma ei näinud üldse raja, sest et sealt müüri juurest oli värav, kus saab rajale poodiumi tähistustele, et seal peab varakult järjekorras olema. Et aga siis paned raadio kõrva. Üks asi veel, et täitsa tavaline raadiosagadus on Radio Le Mans, kus sa saad lihtsalt, mul on juba 10 aastat vana siuke tasku FM raadio, klapid pähe ja sa kogu aeg kuuled mingit lisatekstis veel kommentaari juurde. Et tegelikult finiši jaoks ei läinud nagu liiga täis, nagu ma oleks arvanud. Et selles suhtes see põhi ilge melu ja see nagu tunglemine oli tegelikult siuke 4 äkki mingi 6-7 seal laupäeval. Ja kui kiiresti te sealt siis minema saate või kuidas need ummikus, kas te läksid järgmine hommik, panite juba sama õhtu minema, et kui see 300, kõik ju ole seal telklaagris, aga ma ei tea, 100 000 või kui need kõik ju korraga minema hakkavad, kas see on nagu Burning Mani järgsed ummikud, et istud päev otsa? Põhimõtteliselt võib olla, meil oli see, kuna ongi see, et kui sa jõud telklasse näiteks hilja, kui sa jõud sinna 4 päeval näiteks, siis sa lähed aina kaugemale telkla otsa, ehk et kogu see välja tulemine võttes väga kaua rohkem aega. Kuna me jõudsime üsna vara, siis meil see väljasaamine läks väga üllatavalt lihtsasti. Et selles suhtes on muidugi, et igatele suurtele ristmikule värkidele pannakse kõik gendarmerii ja politseinikud pannakse välja, kes juhatavad, kuhu võib minna, kuhu ei või minna, et selles suhtes see nagu veits abistab. Aga ja telklates kõik saavad aru, et kui on mingi ristmik, siis minnakse üle ühe igas suunas, et selles suhtes on mõistlikud, aga meil vedas, et kuna me tulime nii vara, siis meil see tee telkla sees, mis on see kõige suurem ummik, see oli üsna lühike ja kui sa saad tee peale, siis on siuke 4-50-ga vaikselt edened. Kas telkla mudaseks ei lähe? Mõtlen, ütleme, kui oleks vihm ka järgmine päev, sellist hetke ei ole olnud, kus siis kõik oma tavaliste suverehvidega seal libisevad? On kohutavalt vihmane oli 2016, kui me käisime, kus oli niimoodi, et mingid inimesed võtsid oma telgi üles ja ütlesid, meie telk on nagu lombi sees. Me läheme nüüd ära siit. Ja siis nende auto ei saanud välja ja siis oligi, et käisid suured traktorid köitega, et on vaja välja, vaja ja veeti välja. Et kui on väga-väga vihmane, siis küll, aga meil oli, aga see aasta oli nii kuiv, et see vihmasammakas, mis oli ainult sellel sõidupäeval ja kuna see maapind oli nii kuiv, siis sinna jäänud midagi järgi. Okei, nüüd on nädal möödas, kas järgmine aasta jälle? Korrat järgmine aasta võib-olla mitte, see on ikkagi selline väsitav ja pitk retk, et ma arvan, et aasta-paar ikkagi jälle telekast ja siis millalgi uuesti. Kuigi järgmine aasta tuleb aina rohkem sinna tippklassi tuleb autosid juurde, BMW tuleb, Alpine tuleb, Lamborghini tuleb veel ja eeldades kõik margid 2 autoga vähemalt, mis tähendab, et 6 autot veel juurde,
ja GT3 ja tuleb uus GT3 klass. Ja GT3 klass tuleb, et selles suhtes läheb aina kihvtimaks, ägedamaks ja suuremaks, et eks millalgi see isu on lihtsalt, et no nüüd enam eks nüüd peab jälle minema. Küll see tuleb varsti jälle tagasi. Okei, aga reis, kuidas te läksite? Ühe suuna ma kindlasti tean, te tulite Rootsi kaudu, aga läksid või olid mõlemad? Mõlemad, jah. Et me oleme teinud igatepidi, ma olen teinud läbi Baltikumi ja Poola edasi tagasi, ma olen teinud, et läheme läbi Baltikul, oleme tagasi läbi Skandinaavia ja noh, igatahes kõik variant nii ülevalt kui kalt nii-öelda ja no ikkagi ei ole midagi öelda, kui saab pigistada need laevapiletid nagu oma budgetisse, siis läbi Skandinaavia see sõit on lihtsalt nii palju vähem stressi, et see on ikka head teed, normaalne sõita, paned püsikiiruse 120-130 peale lihtsalt kulged. Mul on augustis väike plaan teha ise üks sõit ja ma olen ka mõelnud, et ma olen ühe korra sealt kaudu tulnud ja see on natukene jah, et vist teen ka uuesti selle, et mõnusasti ööbid laevas, teed natukene karaoket või siis ei tee, eks ju, ja siis juba alustad nagu, et see Läti, Leedu, et kuigi Poola on tänapäeval väga hea juba sõita, kiirteed on seal enam-vähem valmis. Kui sa Varssavist Saksa poole on kõik... See on kõik, aga ma olen kuulnud siin viimastel aastatel ka juba nagu enne Varssavit saad päris korralikult andma hakata, aga noh... Ma mäletan, et 21 mulle keegi ütles sama asja, aga... Ja sa said pettu. Ma olin veits pettu, võib-olla ma ootsin lihtsalt... Et jah, et kui ei ole Lätis, Leedus plaanis ka veel turismi teha ja ööbida, et siis sealt see nühkimine on ikkagi jube töötu. Aga okei. Paar asja, mis ma siis sinu Instagramist nägin, mida te tegite. Üks oli see Düsseldorfi nagu muuseumipood. Et... Jaa, see on üks koht, kuhu alati olen tahtnud minna, sest et kui sa lähed läbi Skandinaavias, siis Düsseldorf põhimõtteliselt jääb alati tee peale. Aga kuidagi ajad ei ole matchinud või lihtsalt kas ei ole otsustanud sinna minna, siis seekord läksime, siis Classic Remise on selle asja nimi, Classic Remise hääldatakse tõenäoliselt. Ja see ongi selline, see on Berliinis on ja Düsseldorfis on teine ja see ongi selline huvitav koht, et seal on nagu autode nii-öelda hoidla, kus garaaž, ehk et hoiad lihtsalt oma autosid, et kui nad ei sõida nendega, samas on ka klassikaliste autode müük ja ka uute superautode müük ja siis samas on ka seal veits nagu autode hooldust. Et see on nagu selline, ütleme, one-stop shop, et kui sa oled rikkur oma autoga, siis sa saad seal hoida, seda hooldada ja kui sa saad lahti saada, siis müüd seal selle maha ka. Okei. Et ja siis on selles mõttes publikule avatud, et ma saan aru, et need autod, mis hoiul on küll näha, aga loomulikult klaasi taga, et keegi ei käiks seal oma tagineediga nagu vastu autot nühkimas. Aga autod, mis on müügil, et see ongi niimoodi, et see on selline nii-öelda välisring, mis on nagu seinte vahel, kus on nagu nende autoliftide peal seisavad umbes äkki 3 korrust autosid või 2 korrust. Et need on kõik seal klaasi taga, mis on ka kõik väga uhked alates mingi pruuni lakiga läbipaistev karbonmustriga Pagani Huayrest kuni uue Ford GT-ni ja vanema Ford GT-ni, noh, kõik, mida sa soovid. Ainuke asi, me Kööniks ei näinud kuskil korda. Okay. Aga, ja siis seal on keskel on selline suur, selline hästi kõrge laega selline ümmargune plats, kus on kõik autod siis nagu nii-öelda maapinna peal ja need on kõik nagu nii-öelda müügiks autod. Ja kõikidel on sildid küljes, et hind ja värki, mõndal on muidugi see PA, et price upon asking, ehk et kui võid küsima, siis on ja seal täitsa keskel on siis veel väike Itaalia selline nagu söögikoht, ehk et siis sa saad, me tegime lõunapitsa niimoodi, et ümberringi on sul 10 miljonites autosid lihtsalt. Mis see pilet sinna maksab? Ei, see on tasuta, see ei ole mingi pilet. See on tasuta? Lihtsalt kõnnid sisse ja kõik. Ja see on mingi umbes 7 hommikul kuni 8 õhtul, lihtsalt lähed. Täitsa, et see on, ma mõtlen ka, et kuidas see on lihtsalt, et lähed sisse ja vaatad. Ja need rikkurid maksavad, kes oma autosid seal hoiavad. Teine asi, kus käisite, oli Nürburgring. Võib-olla me sellest varem rääkinud, see ei olnud su esimene ring Nürburgring. Ei, kui me 21 tegime Le Mani tripis ka samamoodi tagasi tulles, me ööbisime, et esimene ööbi alati pärast Le Mani on üsna lähedal, 2 tundi sõitu, sest et kõik on veits väsinud ja magamata. Ja siis on edasi küte ja siis samamoodi linnas Orléans. Ja siis sealt edasi me läksime, et läbi Nürburgringi esimene idee, kui me läksime sinna 21 aastal oli, et noh, lähme vaatame seda melu ja parklat ja siis kui sa oled su koha peal vaatad, see turistenfarten käib ja okei, käib. Palju see oli kestab? 5 tundi? Okay. Äkki lähme? No lähme. Palju maksab? See aasta oli 30 € oli üks ring. Okay. Aga arvestades, kui sükse, ütleme,
mõõduka rahuliku tempoga, nagu raja mõttes rahuliku tempoga sõidad, see võtab nii või nagu 10 mintsa aega sul, et tegelikult on see täitsa aktsepteeritav. Aga sellist tunnet ei olnud, sa oled ka kindlasti seda Nürburgringi simulaatori peal sõitnud, teed oma autoga ühe ringi ära, sa mõtled, oota, et mul tegelikult juba täitsa hakkavad need kurvid meelde tulema, et prooviks ikkagi, teeks ühe veel. Nagu kuskil kuklas see muidugi on. Ja pluss, et see, et ma olen nagu YouTube'ist vaadanud ka, kuidas nagu inimesed ise seda sõidavad hästi palju, aga lihtsalt on see, et nagu, kui see on see, et sa tead, et sa pead mingi, ma ei tea, 2000-1500 kilomeetrit veel koju saama, ja siis sul on pagassis on pilgeni täis asju. Okei, ei ole jah, just ideaalne balanss. Just, et need tingimused ei ole nagu päris need, et ma olen mõelnud küll, et kunagi peaks tegema niimoodi, et ongi, lähed sinna, teed paar ringi, võib-olla see kuskil saknal ringi ja tagasi, et võib-olla sellele keskenduda, siis kindlasti kunagi tahaks seda teha, aga lihtsalt kui on see, et on nagu auto on kola täis ja kõik muud, siis lihtsalt ei ole nagu see õige hetk. Aga kuidas see üks ring tundus, et sõitsid, ütleme siis pigem rahuliku tempoga, aga oli lihtsalt palju, et kui sa oleks tahtnud seal ikkagi nüüd kuuma anda, et kas sa reaalselt oleks saanud, jätame need Nürburgring crash videod kõrvale, lihtsalt kogu muu liikluse mõttes, või oleks ikkagi keegi kogu aeg jalus või keegi tahab kogu aeg sinust mööda minna? See peab väga kiire olema, et sul keegi jalgu jääks tegelikult, et No seal sõidavad ju suure reisibussiga või neid naljategi, samasugust sinusuguseid, kes seekord, ütleme, tahtsidki teha lihtsalt ühe ringi, et äkki neid on seal, ma ei tea, kogu aeg läheb peale. Me sattusime täpselt niimoodi, et kui me jõudsime, siis oli ring kinni, ehk et keegi oli välja pannud ja mingit remonti pidi tegema, ehk et ja siis see läks, ja siis mõtlesime, et okei, et vaatame, ja kui see läks lahti, siis läks lihtsalt täielik ummik, et see oli see autode järjekord, mis sinna rajale läks, oli ikka kuni 40-50 autot lihtsalt kõik kohtsid minna. Siis mõtlesime, et mu esimene mõte oli, kurat, et just oli rada suletud, nüüd on mingi ilgummik, et need on kõik nagu sellised halvad märgid, et äkki ei peaks minema. Aga see oli tund aega ja me läksime raja äärde lihtsalt vaatama, mis on see nii-öelda kuulus YouTube'i kurv, kus on nagu allamäge vasakule, paremale, siis jälle üles mäge uuesti paremale, kus on need peamised crashi videod, et läksime sinna natuke vaatama ja siis vaatasime, et tegelikult rajal nagu see hõreneb kõik ära. Ja kui aeg läks möödas, läks veel hõredamaks, mõtlesin, et okei, ikkagi teeme ühe ringi ära. Ja siis, tegelikult liiklust oli oma jagu, ma arvan, et minust läks mööda mingi 15 autot äkki. Mina olin üheski mööda. aga ei, tegelikult, selles suhtes, et seal on ruumi kuumanda küll, see rada on tegelikult, muidugi, ta on pigem kitsas nagu ringraja mõttes, aga tegelikult seal on ruumi küll ja seal ikkagi inimesed oskavad arvestada ja et see liikluskultuur on seal päris hea. Et kui on vaja kuumanda, siis saad kuumanda küll. See 450 autot, mis seal siis algus kogunes, et tahaks kõik minna, mis need on mingi üldnimetaja, mingid hot hatchid või BEM-id või üldnimetaja on odavad. Porsched ja pisut vanemad, aga nagu ringrajaks ehitatud BMW-d, just nagu see E36 ja 46 generatsiooni 3 seeriad, et neid oli jalaga segada. Ja aga Porsche oli ka, et nagu võib-olla mõned vanemad, uus GT4 RS oli ka, et Porsche ja BMW on see peamine nimetaja, aga oli ka puuriga Fiat Panda näiteks. Okei, alati ikkagi midagi põnevat peab olema. Just. Aga tundus see nagu, see on nii mitmekülgne rada, et tundus nagu, kui sa nüüd selle ühe ringi pealt, et tahaksid seal sõita, mitte lihtsalt sellepärast legendaarne Nürburgring, vaid nagu, et ma ei tea, eriti kihvtid kurvid ja muidugi, see on lihtsalt see, et see on nii selline, mul üks sõber just väga hästi ütles, et ma ostsin paar pilti, vahemärkuseks, seal on jube hea süsteem, et sõidad oma autoga ja see rada on mitte täis, aga seal on, ütleme, vähemalt 6-10 fotograafi raja ääres ja siis hiljem nad uploadid kõik pildid netti, racetracker.de, lähed sinna, paned kuupäeva ja paned, et on Ford ja oli sinine, siis ta viskab hästi palju pilte, mis on sinised Fordid sellel päeval, valid oma auto välja ja siis ütleb, nüüd on sellest autost kõik pildid, mis on. Ja mina selle oma ühest ringist sain 16 pilti näiteks osta. Ja siis, ja igatahes ühe pildi peal oli ilgelt näha, kuidas need mühud ja mäed lähevad, et see on nii selline reljeefne rada, et ma arvan, et see isu, et nüüd on küll kõik, ma arvan, et ma ei tea, millal see üldse juhtuks. Veel mõni külastuskäik, käisite veel kuskil või need kaks olid? Need kaks olid need
kõige sellised meeldejäävamad, et muidu me käisime, kuna ma olen nii palju käinud, siis Saksamaal kõik muuseumid on niisugune tunnud nagu läbi käidud ja kuna me seekord Lõuna-Saksamaale ei läinud, kus on Stuttgart, Porsche ja Mercedes, siis sinna ei sattunud. Üks huvitav oli Dortmundis, oli selline, et oli Pace Car muuseum, mis justkui tähendaks nagu turvaautot, aga see ei olnud, ma ei tea, miks see nimi selline on, aga see ei olnud nagu turvaautodega otseselt seotud. See oli selline väike muuseum, äkki mingi 3-4 korrust, üsna väike valik, ja selline eklektiline, aga hästi kihvt valik, et see oli alates McLaren F1 GTR, mis on see pika sabaga Le Manil osalenud McLaren F1, kuni näiteks mingi paari üksiku Le Mani prototüübini ja siis teisest otsast oli näiteks tuunitud Ferrari F355 ja mingi tuunitud BMW, et hästi selline eklektiline, aga hästi selline kihvt valik, mis oli üllatus, selline väike muuseum, aga ägeda valikuga. Aga muidu, kui keegi näiteks mõtleb seda tripi, siis Saksamaal kõik Porsche muuseumid, Mercedes muuseumid, Audid, kõik asjad, BMW-d, kõik on täitsa sellised poolkohustuslikud asjad. See lõpetaks, et kui keegi siin nii on omal juba Euroopa reisi, et siis Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, Rootsi, et on seal, ma ei tea, kuidas seal oli, teeremondid, teemaksud, on nagu Prantsusmaal on see, et need teemaksud on päris kallid, et me oleme alati läinud mööda tasuta teid, mis on siuke 1+1 rida ja üsna palju rekkaid ja iga siuke paarikümne kilomeetri tuleb sulle väike külake, mis on väga-väga ägedad ja armsad väiksed Prantsusmaa linnakesed, aga see lihtsalt võtab nagu päris palju aega. Ja nüüd esimest korda, kui me tulime just tagasi, ehk et suundusime Saksamaa poole, Nürburgringi poole, siis mõtlesin, et okei, teeme selle tasulise teejupi ära. Ja see oli, ütleme Pariisist lõuna poole on linn Orléans, sealt Saksamaa piiri äärde oli juba mingi 55 eurot vist. Et see on nagu päris kallis, aga me säästsime sellega ka 1,5 tundi puhast sõiduaega. Et see ainikune asi on see, et Prantsusmaal neid maksustatud teid peab uurima ja meie uurimuse järgi oli tegelikult 37 eurot, tegelikult tuli 55, ma ei tea, kust need hindad täpselt tulevad, seda on väga raske nagu leida. See oli Le Mani järgne koefitsient tasu. Just, lisakoefitsient. Et Prantsusmaal need maksustatud teed on üsna kirved kahjuks. Aga muidu Saksamaal ei ole ühtegi tasustatud teed, kõik on vaba nagu on. Läbi Skandinaavia Taanist tulevad need Rootsi-Taani vaheline sild. Sildtunnel. Just see Öresundi sildetunnel, see on siuke, kui ma õigesti mäletan, on kas mingi siuke 50 või 50 mina mäletaks, isegi oli äkki rohkem. Või oli 80. Jaa, ta oli ikkagi siuke 80. 80 per auto. Taani sees on veel üks sild, aga me vältsime seda, me läksime tegelikult, Taanist on ka väike selline 3-40 minutiline praamiliiklus lõuna poolt Põhja-Saksamaale. Ja see oli ka mingi 80-100 eurot per auto, see oli isegi per inimene, või inimeste, aga ühe auto peal läks meil oli. Ja muidu ega makse väga ei ole, ma tean, et seal, kui lähed läbi Poola, siis see Poolast Varssavist see nagu Saksamaa poole, seal on maksud, aga need on üsna tagasihoidlik. Need on siuke paarteist eurot ja sa saad Saksamaani välja lennata, et see on üsna lihtne. Aga autobaanil gaas põhjas? Juba palju liiklust oli seekord kuidagi. Et liiga palju, et selline see, et sa vahepeal sõidad, tuleb mingi 150-180, see oli täitsa tavaline, aga jah, kuidagi oli liiklust päris palju ja see, et mis on, et autobaanid on nüüd, et lihtsalt kolmas sõida vaba ja gaas põhjas, et see päris nii nagu ikka ei ole ka, et seda, et piiramatut ala on tegelikult üsna palju, aga et kohati on ka see, et ütleme, sõidad 140-ga ja 2 minuti pärast sa seisad. Et lihtsalt tuleb mingi ummik, aga see liikluskultuur on väga, et kui nad näevad, et tuleb mingi ilge ummik, kõik pidurdab, panevad, ohu tuleb peale, et sa saad aru, nüüd on siin mingi ikka tugevam pidurdamine, et selles suhtes, et see liikluskultuur on Saksamaal nii hea, et mingid sellised ohtlikku hetki midagi ei tekkinud, aga kohati võis olla tõesti, et see, et 140 kohta, okei, mõned pidurdavad ja pidurdad ja siis seisad. Tipptund oli ka? Tipptund jah, paar korda oli, aga valdavalt meil oli mingid sellist seisakut, see oli seekord äkki 1-2 korda, iga trip nagu paar korda tuleb, et me ise ei ole võib-olla liiga lahti ammustanud, et mida peaks kuskil vältima, aga kui sa sõidad kuskil seal 5-7 vahel õhtul, siis tahes-tahtmata eks kuskilt ikka tuleb. Vot, ja saigi ilusti saate aja täis, taaskord Le Mani kogemust, et siin võib-olla suvel tuleb meil kolleeg Gregor rääkima F1 kogemust, tema on see aasta käinud juba 2 korda, tema käis Aserbaidžaanis ja käis, kas oli Saudi-Araabias või kus seal see etapp oli nüüd kevadel. Et saab kuulda sealt poolt ka
kogemusi, reisimuljeid, aga aitäh, et tulid ja eks me siis paari aasta pärast saame sind jälle kutsuda, kui sa oled läinud. Auto vahetamine võib olla tükk tegemist, aga mitte ideaalautos. Meie suures müügisalongis on esinduslik valik garantiilisi, vähe kasutatud autosid. Ideaalauto, kõik mida vajad on siin. Autod, rehvivahetus, 24/7 autopesu, keretööd. Peterburi tee 47C. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.